Malliga ees otsas, kellest jõuame loomulikult. Nüüd näete, mängumehed on platsile tulemas. Tutvustamist ei ole, kui siin nüüd Atletico on päris rumalalt eksimas, kas nüüd juba Barcelona kõristab ära Marcus Rashford! Nägime seda rumalat eksimist, kas oli see Juliano Simeone seal? Seda vabadust nädalavahetusel natukene põhimeestele puhkust anda seal eesotsas Lukmanile ja Alvarezile, kuna koondise paus oli ka ja mehed ikkagi on mänginud siin palju, kui nüüd arvata, et Lamin hakkab täna kõvasti siin kodaratesse saama ja tehakse talle seal omajagu provotseerimist. Eks siin kindlasti Hansi Flick on ka, ma arvan, noormele sõnad peale lugenud ja siin kasvab öelda, et ei ole mõtlesin ka, et Copa del Rey poolfinaali omavahel mängiti, kus kahe mängu kokkuvõttes 4-3 edasi mindi, siis ikkagi Atletico näitaski, et on võimalik. Barcelona oli väga siin, Pedri ja oi kui hea pall, Lamine pall ja tuleb ära, aga ei, suluseis ikkagi võetakse siin praegu ära, kuigi Marcus Rashford pani palli kasti ja oi kui hea eel. Pall, Ruggeri küll suudab mängus hoida. Nüüd paneb selle Kundele või vabandust Lamine Mallile kossi. Atletico mehed võivad seal vastikud kohati olla, siis tuleb see alla neelata ja mitte välja teha. Ja Hansi Flick, ma arvan, on sõnad ikkagi mitte üks, mitte kaks, mitte kolm, andnud värava sööta, nii et väga kiire sisse sulandamine nigeerlaselt. Isegi üllatavalt hästi kohe siin võeti omaks. Väga head hooaega teinud. Hooaja alguses oli jah selge vahetusmees, et noor poiss ka. Erilist nime tal ette näidata enda näol ei olnud, aga oi, mida teeb nüüd Lamine Mall siin? Lamine Mall veel! Ja vaatame siit, hopsti võtab 1, 2, 3 ja no see on maagia. See on täielik maagia, mida siin Lamin ja Mall nende liigutustega näitab. Seal jätkupall oli ka peale 15 väravat, 20 müts oli küll peas, aga sellegi poolest. Rafinha on ka koha veel seda kohtumist jälgimas kenast. Väga sellise mõnusa lõtke sammuga Rashford läheb. Lamine Mall, kas läheb, paneb löögi teele ka, lööb seal loppa. Ma ei tee kindlasti koos seal Joao Canceloga ja no tegelikult ja Mall ka ei olnud kehva. Ja nüüd tehakse Jamalile haiget. Ja no see on see, millest me rääkisime, et Jamalli hakatakse siin hakkima. Ja talle seal pinda käima. Kas nüüd selle mehe närvikava peab? Lamine Mall, oi, Jamal see puule peab natukene alt, aga no võib-olla oligi nii mõeldud. Jamal hakkab seal kiirust koguma, Ruggeri enda vastas. See tagasi hetkel. Paremat ääret hakkab nüüd siin tegema. No kas nüüd kogub kiirust? Jamal läheb ja konksutab veel päris hästi. Veel tahab minna. No ei, saab palju ja siis Julian Simeone viimase mehe viga. Kas tuleb viimase mehe viga? Alvarez hoopis maailma meistrist Julian Alvarez lõi. Ja kui ta seda kohtumist alustas meil siin keskväljakul, siis et Hansi Flickil seda vaba ruumi siin nüüd tekib. Lamine Mall natukene kaugel seal väravast, kui on suurepärane sööt Marcus Rashford, värava tüüga Rashford ja paneb selle palli külevõrku. Aga Barcelonal ikkagi tekib küll siin varianti, midagi öelda ei ole. Suurepärane pall siin praegu Lamine Mallilt. Vaadake seda meistriteost. Palli kaotus rumalalt ja nüüd on Jamalil siin võimalik tulla. Lamine Mall läheb veel ja nüüd võetakse seal maha Lamine Mall ja see on trahvilöögi koht. Ja umbes sama koha pealt Julian Alvarez ka esimese poole lõpus virutas palli ristakasse. Lähevad palli taha ja no Jamal näitab. Jamal ja annab siin 10 mängida küll. Kas nüüd on selle seisuga siin juba liialt rahul, et 1-0 juhivad? Et aitab küll, aga no tuleks ikkagi siin lõpuni mängida. Ei näe, mängime jätkuvalt edasi. Olmo ühe puutega edasi, siin on meil Lamin võtta paremalt äärelt. Ruggeri on tal vastas, kas Jamal hakkab tegema siin? Väike üleaste ka ja hakkab liikuma. Läheb sööt natukene pikaks Rashfordi suunas, aga Rashford suudab hoida platsi peal seda. Mark Pubil ka segas seal, võtta läheb käiku ka. Tuleb nurgalöök ja olla kerge Barcelona šans. Ja Mall paneb ette poisti Gavi, oi kui napid läheb see pall nüüd mööda sealt.
ja Tani Olmo oli seal täitsa hea variant nüüd saada jalg vahele, vaatame. Jamal sealt pöörab ära, sööt läheb ka, kohale ei jõua. Alvarez mõningaid puudujaid ikkagi on. See viimane Bernalli vigastus on ka ikkagi päris valus, et ju nädalavahetusel ja Ronald Araujo sai poolit, sellest on natukene vara veel rääkida ja see mäng ei ole meil läbi saanud. Jamal nüüd seal tuleb. Alvarez võitleb ka kaitses ja ikkagi siin kõvasti pannakse üksteisele seal mööda kossi ja nüüd Alvarez võtab ka kas kollase kaardi. Kändus ka. Nõutakse seal nüüd käemängu. Nõutakse käemängu, mängitakse siin praegu edasi Lamine Yamal ja võimalik siin nüüd Ruggeri ette võtta. Tani Olmo, Griezmann tuleb seal appi, nüüd võtaks. Ja nüüd on ikkagi päris. Mees on meeletult palju siin olukordi raisanud. Läheb pall kosti ka ja Araujo peale kohe läheb. Araujo on õhus päris jõuline kuju. Ja tema peale, kui kellelgi on võimalik sellist tagasitulekut teha, siis see võiks olla Barcelona. Jamal nüüd seal kahe mehe vahel, seal nüüd korralikult seal hamburgeris seal võeti. Ja hetkel see pehme tõusta, aga väga kehva ära ja kohe seal Joshua Cancelo hakkas tegema, mängivad siin kiirelt lahti ka Lamine Yamal. Lamine Yamalile pall ka läheb löökteele, Juan Musso teeb veel siin uuesti tõrje. Korralik tõrje teeb Mussol. Mängu, Fermin. Lamine Yamalile sööt läheb ja nüüd võiks midagi ohtlikku tekkida. Yamal on nüüd kastis ka, kas saab äkki löögile ka Lamine Yamal läheb lõpuni välja, ei lähe. No läks põhimõtteliselt, aga löögile ei saanud, päris pöörane minek Lamine Yamalilt ja selle mehe jalgades ikkagi on ka maagia. Midagi seal ikkagi jalgades on, mida teistel ei ole. No vaadake seda, no see ei ole normaalne, nagu Leo Messi siin enda parimatel päevadel ja läks seal mingi 5-6 meest, palju seal oli 6-7 maet ei ole. See oleks ikkagi seal ja võtab selle palli seal ära. No Yamal veel, Ruggeri vastu, astub mööda ja Yamal läheb veel, Lenormand tuleb ka. Praegu on Yamal liiga kaugel väravast. Oi, see kuidas ümber Alvarezi pöörab ja jätkuvalt läheb, no Gavi. Veeritud Camp Noul. Kui nüüd Lamine Yamal pööramas on, Yamal veel, no kas on löögiruumi, nüüd on, ei ole. Paldel on ära ja saab siin veel Barcelona viimase võimaluse, oi kui peenelt seal Yamal mängib Ruggerist mööda, läheb veel. Lamine Yamal läheb veel ja nüüd tuleb Marcus Llorente kokku ära. Läheb traafikat andma, kerib pall, aga liiga palju paneb vinti Lamine Yamal sellele pallile taha ja see nüüd oli küll raisatud. Soovin teile mõnusat nädala jätku. Buenas noches!